Hea kuulaja, tere tulemast Eesti Juristide Liidu taskuhäälingu paragrahv omamoodi siis vast erisalvestusse. Erinumber oleks vist natukene naljakas öelda, kuna trükki see minu teada ei lähe. Ja mida salvestuses nii eriliseks teeb, ega muud midagi, kui et tavapärase šarmantse saatejuhi ja erinevate külaliste asemel on kuulajal võimalus, soov või mina ütleks õnnetus. Mõned osad veeta koos Karlssonikult väljendades keskeas meesterahvaga, kes on mingi osa oma elust pühendanud sellise valdkonna nagu rahvusvaheline õigus uurimisele. Ja nüüd leidnud, et oleks ju igati vajalik ja paslik modernseid tehnoloogiaid kasutades teisi piinata sellega, mida kõike see kurikuulus, oleneb, kuidas asjale läheneda, rahvusvaheline õigus siis korda on saatnud või vastupidi ei ole korda saatnud. Minu nimi on Aleksandr Popov, ma olen kõige lihtsam on seda vast kirjeldada niimoodi, et inimene, kes kunagi tänu rahvusvahelise õiguse avastamisele leidis endas jõudu lõpuni käia ette võetud õpingud Tartu Ülikooli õigusinstituudis ning seejärel veetis meeldivalt aega Helsingi Ülikooli õigusteaduskonnas õppides rahvusvahelist avalikku õigust ja London Ülikooli kolledži politoloogia teaduskonnas õppides õigus- ja poliitilist teooriat. Aga kas see nüüd kõik nii oluline on, see vast on hea kuula enda otsustada. Lõppkokkuvõttes tahatsem enda kohta öelda, et nagu vennaskond selle kunagi väga kenasti sõnastas, et mina olen mitte keegi, ma ei ole mingi mees. Ükskõik mida ma ei teekski, olen inimkonnal ees. Ja tänapäeval tundub see väga paslik lausung selle eesseisva reisi algusesse, sest viimased kuud, nädalad, päevad, mõni ütleks aastad, on kirgi kütnud põhjapanev küsimus, kas rahvusvaheline õigus on surnud. Ma ei oska selle kohta muud midagi öelda, sest siin ma pean oma kunagise kursuse kaaslase ja auväärse advokaadiga, kes kannab oma kuulsast male suurmeistrist vanaisaga sama eesnime, nõustuma ja ütlema, et ega ma ju tegelikult päris jurist ei ole, mina õppisin Tallinnas, nii et selles suhtes ütleme siin kohe ära, et oluline on lisada tänapäeval populaarne trigger warning, kettasse ajamise ävardus, nagu noored seda kohta ütlevad, et kõik järgnev on puhtalt minu isiklikel teadmistel ja arusaamadel baseeruv arutelu, nii et kuna minu näol ei ole tegu ei õigusteadlase ega ka muu auväärse õiguseriala esindajaga, lihtsalt ühe suvalise tüübiga, kellel on kuidagi õnnestunud taskusse saada paar diplomit. Enam nad taskus ei ole, nad on mugavalt aega veetmas minu raamatu riiulis koos kõigi nende suurepäraste rahvusvahelise õiguse raamatutega, mis omal ajal tudengipalgast soetatud sai, sest
kui sulle midagi huvi pakub, siis on ju tore sellesse natuke süveneda. Aga tulles tagasi algusesse, et see selline eklektiline sissejuhatav salat natukene selgemaks saaks, siis mina ei usu, et rahvusvaheline õigus on surnud. Seda enamasti sellepärast, et õigus oma olemuselt on elutu asi. Ta võib ju väljenduda läbi elus asjade, aga öelda, et rahvusvaheline õigus on surnud sellepärast, et seda on rikutud või seda ei täideta, on selles mõttes üks klassikalisemaid näiteid siseriikliku õiguskorra vaprate rüütlite uskumusest, et igasugune muu õiguse vorm on oma olemuselt kas tugevam õigus või siis kasutu, kuna tal puuduvad rakendusmehhanismid või mingi tagatis. Nüüd alustades mõttega sellest, et kuidas me seda rahvusvahelise õiguse ellu saaksime äratada, kas peakski? Minu meelest läheb tal seal elutusvormis suhteliselt hästi. Paremini kui nii mõnelgi teisel, kes vist teoorias elus on. Ma ise olen veendunud, et rahvusvaheline õigus on täpselt nii efektiivne kui efektiivseks selle osapooled, kelleks olid, on ja jäävad kuni parema süsteemi väljamõtlemiseni, kui laenata ideed Sir Winston Churchillilt. Ikkagi riigid, aga me kindlasti tuleme nende riikide kui subjektide ja õiguse loojate juurde edaspidistes soigumistes tagasi. Aga praegu oleks vast paistlik öelda, et täpselt nagu siseriiklik õigus. Ja siin ma lihtsalt ütlen seda, et tõsi ta on, rahvusvaheline õigus on poliitiline. Nüüd, et mitte langeda pikka ja vähemalt minu jaoks intrigeerivalt huvitavasse diskussiooni selle üle, mida Carl Schmitt oma legendaarses poliitilise mõistes, mis on nüüd ka Postimehe kirjastuse kaudu minu teada eestikeelsena kaante vahele jõudnud, mis ta selles essees mõtles, sest selle üle on õigusteoreetikud arutlenud sama kaua, kui see essee olemas on olnud, ja ka poliitteoreetikud ja filosoofid. Aga teatavasti teooria on nõrkadele, praktikat tuleb teha, siis iga õiguskord, iga õigussüsteem on, mina väidan, poliitiline, sellepärast, et mina ei tea Eestis ühtegi seadust, mis oleks tekkinud ilma poliitilise tahteta. Olgu selleks poliitiliseks tahteks soov seadust ise kirjutada, olgu selleks poliitiliseks tahteks või tahte-väljenduseks advokaadibüroole esitatud tellimus seaduseelnõu koostamiseks või ministeeriumi sisene ministri või mõne muu delegeeritud volituse alusel tegutseva isiku poolt antud korraldus seadusandluse kirjutamiseks, olgu selleks rahva tahte avaldus läbi rahvahääletuse või mõne muu vormi, tänapäeval populaarne petitsioonidel allkirja kogumine. Erinevad poliitilise väljendused viivad ühel või teisel moel mingi õiguse loomiseni. Seda muidugi eeldusel, et meil on olemas selline asi nagu õigussüsteem või õigusloome. Aga senikaua, kuni me käsitleme õigussüsteemi kui süsteemi, siis on poliitilise aspekti sealt väljavõtmine minu tagasihoidlikul arvamusel maru keeruline, sellepärast, et see küll tekitaks sellise toreda vaakumi, mille poole meie armsa väikese kodumaa päris õigusteadlaste suur iidol Hans Kelsen
mees, kelle nimi on erutanud juriste siin ja sealpool Tartu raudteejaama juba sajandeid, on kunagi proovinud oma puhta õiguse teoorias postuleeri ideed, et õigust peaks huvitama ainult õiguse sisu ja vorm ja mida puhtam see õigus kõigidest muudest sekkumistest on, seda parem, siis mõte on ilus. Praktikas on muidugi see keeruline asi, et mida puhtamaks sa seda õiguskorda teed, seda keerukamaks. Minu tagasihoidlikul arvamusel selle rakendamine läheb, aga taaskord ei ole mina siin õige inimene ütlema, kuidas päris õigusteadus töötab. Selle jaoks on meil õnneks olemas õigusteadlased ja selle võimaluse minusugune profaan maha teha ma neile meeleldi ka jätan. Aga rahvusvahelisel tasandil tõesti see poliitiline aspekt väljendub kui niimoodi lihtsustatult öelda läbi selle, et rahvusvahelist õigust kui sellist ei saa eksisteerida ilma riikide tahteta. Riikide tahet väljendavad selleks volitatud isikud. Selle kohta on ka ajalooliselt tekkinud eraldiseisev rahvusvahelise õiguse allharu, diplomaatiline õigus ja selle sõsar konsulaarõigus. Ja rahvusvahelise õiguse loomisel on ülimalt oluline võtta arvesse ka seda, et praktilised reeglid selle kohta, kuidas üks või teine isik saab või tohib riigi tahet väljendada või millal ta üldse tohib seda teha, on rahvusvahelistes kokkulepetes ja läbikäimise tavades paika loksunud pikkade aastasadade jooksul. Siin sellise väikse kõrvalkaldena õiguse juurest julgen soovitada ja tõesti käsi südamel öelda, et ma ei ole paremat ja intrigeerivamat diplomaatia ajaloo käsitlust senimaani lugenud kui Margus Laidre sõnumitooja või salakuulaja, mis on minu tagasihoidliku arvamuse järgi fantastiline näide sellest, kuidas ajalugu huvitavalt ja lugejale kaasahaaravalt kirjutada. Sealt saame me teada mitte ainult seda, kuidas diplomaatide ja konsulite eluolu sajandite jooksul muutunud on, vaid muulgas ka seda, et kust on tulenenud erinevad reeglid selle kohta, mida üks riigi esindaja saab ja tohib teha ja mida ta kindlasti ei saa või ei tohiks teha. Ja tänapäeval on see sama relevantne küsimus, kui ta oli arvatavasti siis, kui Euroopa riigid avastasid maailma ja üritasid veenda oma jõukaid, aadlikke ja ülikuid, et nood võtaks oma kulu ja kirjadega ette reise kaugetele maadele, kaugetesse riikidesse, et mitte ainult harida ja avardada enda silmaringi, vaid otse loomulikult esindada neid valitsejaid, kelle alamad nad olid. Sest lisaks poliitilisusele on ju igasugune õigusloome finantsimahukas. Mitte ainult protseduuriliselt, vaid ka ajaliselt ja ressursi mõistes. Et pole see rahvusvaheline õigus ka midagi nii erinev. Et lõppkokkuvõttes, kui me kiikame kulisside taha, siis iga rahvusvahelise kokkuleppe taga ja rahvusvahelised lepingud, millest sooviks ka tulevikus eeldusel, et peale selle esimese soigumise linti saamist mul nüüd üldse enam kunagi mikrofoni juurde lastakse, sest eks elu olegi täis riske. Lased kiila kahvilaadse toota
stuudiosse ja siis ta hakkab lihtsalt mingid vandenõuteoorialaadseid asju rääkima, aga rääkides rahvusvahelistest lepingutest, siis nende lõppvariandid võivad ju olla mahukamad ja vähem mahukamad. Omamoodi kuulus näide on tänaseks päevaks küll paraku suhteliselt õnnetusseisus oleva rahvusvahelise kaubandusorganisatsiooni alusleping ja selle erinevad lisad ning selle põhjalt loodud teised kokkulepped, mis tänapäeval võib julgelt sisustada puhtalt väljatrükina raamaturiiuleid ja mille kohta on kirjutatud ja koostatud ja salvestatud ja räägitud sadu tuhandeid tunde, täidetud miljoneid lehekülgi. Aga minnes kulaaridesse ja vaadates protsesse kõrvalt, siis iga selle sõna, iga lause, iga lehekülje taga peitub meeletu kogus tööd ja tööaega, mille eest õiguse loojad ehk riigid on pidanud tasuma. Ehk siis rahvusvaheline õigus sureb ja ärkab ellu sellise idioodi järjekindlusega, võiks öelda. Sest rahvusvaheline õigus on eksisteerinud arvatavasti kauem, kui me tahaksime seda endale tunnistada. Sest ajaloolisest ja teoreetilisest vaatevinklist, kui kellelgi peaks soovi olema, siis Hollandis asuv kirjastusmaja Brill annab muuhulgas välja ka sellist ajakirja nagu rahvusvahelise õiguse ajaloo ajakiri, kust võib lugeda sütitavaid artikleid näiteks erinevatest rahvusvahelise õiguse vormide avaldumisest juba ka piiblieelsel ajal ja peale seda. Aga see on selline omamoodi nišiala, kuhu vähesed julgevad kiigata, sest kunagi ei tea, kuidas ajalugu sulle mõjuda võib, sest lisaks poliitilisusele ja rahalisele kulukusele on rahvusvaheline õigus ajaloo ja ajaloo tulem. Ei saa eksisteerida ühtegi rahvusvahelise õiguse normi ilma, et oleks põhjus selle tekkimiseks. Siin julgen ma värisevatel kätel küll, aga siiski üritada tuua analoogiat. Lõpuks tasus ära 23 aastat hiljem, ma poleks kunagi arvanud, et see päev tuleb, aga siin ta on. Saan ma öelda, et nüüd ma lõpuks vist natukene, aga mõistan Friedrich Karl von Savigny'd, minu sügav kummardus ma kunagisele õigusteooria ja õiguste aluste õppejõule härra Jüril Niventalile ja otse loomulikult professor Erik-Johan Truuväljale, mehele, kelle kindrali hääl sisendas õudu veel enne, kui sa meest ennast nägid. Ja kes kunagi kuulsalt postuleeris grupi esimese kursuse tudengite ees, et kui meid rohkem kui 20 lõpetab, siis on härra professor halvasti tööd teinud. Ta ei teinud halvasti tööd. Aga omal ajal härra Savigny kohta kuuldes ei saanud ma noore mehena päris täpselt aru, et mis ta tõmme selle ajaloo ja oma ajaloolise koolkonna poole oli, aga hiljem rahvusvahelist õigust õppides ja tekstides tuhnides hakkas mulle koitma ja sellest ka minu väide, et rahvusvaheline õigus on mitte ainult ajaloo, vaid oma aja loo väljendus. On see, et kui Savigny'd, ja siin ma tuginen oma mitte just kõige paremale mälule,
huvitas küsimus enda koduriigi õiguse, Saksa õiguse valguses, et kuidas see kõik roomlastega seotud on ja kuidas me saaksime kasutatavaid õigusnorme põhistada ajalooga ja läbi sellega tavaõiguse väljendumisega, sest kuskilt pidi ju see traditsioon tulema, kuskilt pidi see mõte tekkima. Siis rahvusvahelise õigusega on seis natukene sarnane. Et kui tänapäeval me rahvusvahelist õigusest räägime eeskätt ikkagi rahvusvaheliste kokkulepete ja nende kokkulepete alusel loodud organisatsioonide tegevuse valguses, siis rahvusvahelise õiguse teke ja tuginemine ajaloole ja tavadele, sest tavaõigusest on rahvusvaheline õigus tulnud ja natuke niimoodi piibellikult väljendades ju ta siis sinna tavaõigusesse millalgi tagasi ka läheb, kui teda jälle matma hakatakse. Siis rahvusvahelised kokkulepped väljenduvad küll tekstides ja dokumentides, aga nad väljendavad mõtteid ja ideid, mis on olnud kogukondades, ühiskondades, riikides ja nende vahelistes läbikäimistes esile kerkivatena sama kaua kui need kogukonnad ja riigid ise. Et see asi vähem utopistlik kõlaks, siis tundub mulle võib-olla paslik tuua selline Eesti kui mereriigi jaoks asjalik näide. Siinkohal võib-olla peaks ka viisakalt jällegi edastama tänud ja nagu raadios kombeks tervitused professor Heiki Lindperale, kelle kaasaegne rahvusvaheline mereõigus on siiamaani minu teada ainus eestikeelne traktaat selle kohta, kuidas meri on, meri jääb, meri olema peab. Ja tänapäeval muidugi doktor Aleksander Lotile, kes suudab minusuguse asotsiaal teaduste ja humanitaaria maailmas ringi kondava aiapäkaviku jaoks selges inimkeeles edasi anda ka kõige tehnilisemad detailid, mis moodsa mereõigusega seotud on. Aga kuhu ma kogu selle kergelt lipitseva mõttekäigu jõuda tahan. ÜRO mereõiguse konventsioon võib olla kõige kauem ettevalmistuses olnud rahvusvaheline leping, vähemalt 20. sajandil. Miks ma ütlen võib-olla, et minu mälusoppidesse on takerdunud erinevatest tarkadest raamatutest, tarkade inimeste poolt kirjutatud tarkadest raamatutest loetud tekstidest mõte, et seda konventsiooni töötati välja üle äkki 30 aasta või 20 kindlasti. Eelmise sajandi 80. lõpus ta lõpuks valmis sai ja selle konventsiooniga kaasnes palju huvitavaid seiku ja ma ise küll ei ole suurem asi mereõiguse spetsialist, mereõiguse üldosa on meeles, aga eriosaga võib keeruliseks minna, eriti kui peab hakkama rääkima kaubanduslikust meresõidust ja kindlustusest või väinade tehnilistest parameetritest. Siin ma loodan alati doktor Loti peale ja tema kirjutiste peale. Aga selle konventsiooni võlu ja valu on võib-olla
selles, et võtame selle võlu poole kõigepealt, tegu oli pikaajalise eksperte kaasava protsessiga, kus omavahel tegid koostööd erinevate elualade esindajad, et eesmärk ei olnud lihtsalt diplomaatilise kokkuleppe sõnastamine, vaid eesmärk oli ikkagi luua dokument, millel tänaseks päevaks baseerub maailma veeteede kasutamine. Ehk siis küsimus ei olnud ainult selles, et kuidas õigust kohaldada millegile, mis katab pea 70% maakerast, vaid kuidas seda kohaldada niimoodi, et sellest õiguse kohaldamisest ka kasu oleks omamoodi selline huvitav tehnoloogiline näide, tänapäeval aina rohkem võib-olla teatud valdkondades esile tuleb, on selle konventsiooni 11. peatükk, mida mina olen juba ülikooli õpingutes saati kutsunud Star Treki peatükiks. Kuigi võib-olla parem oleks öelda Seaquesti peatükk, aga Seaquest on natukene obskuursem. Eelmise sajandi Ameerika Ühendriikide ulmesari tuleviku maailmast, kus riikide koostöös on asutud avastama merepõhja ja kui Star Trekis oli legendaarne Star Trek Enterprise kosmoselaev, mis Captain Kirki eestvedamisel avastas maakera ja mitte maakera, vaid kosmost ja esindas siis planeeti Maa ja teisi konföderatsiooni liikmeid, siis Seaquestis on meil ütleks Jean-Jacques Cousteaulik kapten, kelle nimi mulle üheks ei meelu, aga kelle eestvedamisel siis teadusalvelaev Seaquest, mererännak või mereseiklus maailma ookeanide põhjas teadustööd teeb ja uusi ja põnevaid leide avab. Aga 11. peatükk mereõiguse konventsioonis tegeleb sellise väidetavalt majanduslikult potentsiaalselt väga tulusa tegevuse nagu süvamerepõhja kaevandamisega ja räägib näiteks sellistest toredatest asjadest nagu noodulid, mis peaksid siis olema hästi mineraali ja maavarade rikkad. Et tänaseks päevaks on selle jaoks ka püsti pandud lausa eraldi rahvusvaheline organisatsioon, mis kõnetaks muuhulgas, ma arvan, meie kodumaa ühte kõige väljapaistvamat eksportartiklit, legendaarset Helsingi sadamaturu seenemüüjat, tuntud ka kui Kung Fu Panda Eestist. Mitte nüüd küll sellepärast, et ta nii hea õigusetundja on, kui Riigikaitseakadeemia vilistasena oleks võinud ju õigusaluseid mäletada, aga see selleks. Aga kui meie vapper seenemüüja nõudis Helsingi turul EU law right now, siis süvamerepõhja kaevandamise organisatsiooni lühend on hästi selline sõbralik. See on ISA, sest tegu on organisatsiooniga, mille nimi on International Seabed Authority ja hilisemas vokaalinstrumentaalpalas on Eesti räpi isa, pseudonimi on Oleg Kasjugin, kuulsaks laulnud olukorra, kus laevakajutis on kisa, keegi rottis ära Jarmo Visa, siis siin saab öelda, et mereõiguses on olemas oma isa, kes lahke käega, kui me kunagi sinna süvamerepõhja jõuame, peaks hakkama maailmale eraettevõtetega koostöös kaevandatud noodulite müügituludest kasumit jaotama, aga hetkeseisuga peab muidugi kurbusega tõdema, et rahvusvaheline süvamerepõhja organisatsioon on pigem kuulus sellega seotud korruptsioonijuhtumite ja selliste ebaeetiliste tegudega kui süvamerepõhja kaevandamisega. See võib muidugi olla seotud sellega, et meil lihtsalt on jalus see hästi tüütu ja vastika asi nimega füüsika, mis ei võimalda meil praegu piisavalt sügavale minna. Et kui siin võtta appi üks teine kuulus laulusalm, mis teatavasti
põhjapanevalt küsib, et how deep is your love, siis mereõiguse vaatevinklist võiks öelda, et täpselt nii deep, kui füüsika lubab. Aga naastes õiguse poliitilisuse ja ressursirohkuse ning selliste mõttevärgatuste juurde, siis jah, rahvusvaheline õigus on poliitiline, jah, rahvusvaheline õigus lähtub suures pildis ikka ja alati sellest, mida riigid tahavad. Ja siin peab käsi südamel tõdema, et ega need riigid alati lõpuni ise ka ei tea, mida nad tahavad, keda nad tahavad, kus nad tahavad ja kas nad üldse tahavad. Sest siseriiklikult on selle tahtega natukene lihtsam. Meil on selle jaoks olemas seadusandlikud, õigustloovad organid. Meil on olemas nende organite järelevalveorganid. Meil vist teoorias on isegi olemas järelevalveorganid. Hästi palju organeid, see hakkab juba meenutama minu ühe lemmikkirjaniku C.S. Gerritseni Risoli ja Elsi sarja esimest raamatut Kirurg, kus oli ka suur tõmme ühel härral organite vastu, aga see ei ole nüüd praegu päris see hirmutamise koht. Aga selle poliitilise tahte väljendumine rahvusvahelisel tasandil erineb poliitilise tahte väljendumise siseriiklikul tasandil minu arvates kahel olulisel moel. Esiteks sellepärast, et rahvusvaheline õigus ei saa eksisteerida ilma siseriikliku õiguseta. Siin ma tahaksin kohe tervitada ja rahustada kolleege positiviste, Eesti mainstream, kõige gängsterima õiguskoolkonna esindajaid, sest Eesti on positivistlikul õigusteoorial põhinev riik, seda ma ei eita. Hiljutised debatid selle üle, kas kohtunikud, olgu nad siis maakohtu või riigikohtu kohtunikud, võivad, tohivad, saavad endale lubada debatte millegi nii labase ja madala kui eetika üle olulistes kohtuvaidlustes, on siin võib-olla selliseks omamoodi, kas nüüd taustamüraks, aga heaks kaitsekileks meie ahtakesele positiivistlikule õigussüsteemile, et rahvusvahelises õiguses ka selle eetikale keegi meeletult palju pead ei murra. Sest seal on sellega natukene keerulisem, peab kõigepealt välja mõtlema, kes peaks seda pead murdma. Aga positiivistlikust õigussüsteemist võetuna veel kord Hans Kelsen, ma kordan Hans Kelsen ja tema eelkäijad, positiivismi isaks peetakse Briti õigusteoreetikut John Austinit, kelle legendaarsed loengud pealkirjaga Providence of Jurisprudence Determined on väga huvitav lugemine ja vahepeal vaatavad mulle kodusest raamaturiiulist vastu ja pilgutavad silma, tuletades meelde, et sul ju kunagi olid lootused ja unistused ja mina saan neile vastu öelda, et olid, aga nüüd olen ma lihtsalt katki. Vabandust, positiivism mõjub mul alati nostalgiliselt. Siseriiklik õigus, ja see on see, kuidas mina Kelsenit mõistan, on selles mõttes rahvusvahelise õigussüsteemi alus ja tugi, sest ilma siseriikliku õiguskorrata ei saa eksisteerida funktsioneerivat õigusriiki. Siin muidugi võib alati vaielda selle, et kas õigusriik kui selline on väärtus omaette, aga ärme nüüd hakka nii karmiks kätte ära minema. Et jällegi minu mõistmine Hans Kelseni käsitlustest, eriti seoses rahvusvahelise õiguse ja tema väga huvitavad kirjutised Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kohta, lähtuvad ideest, et kui me võtame eeskujuks Eesti Vabariigi põhiseaduse, siis
siin muidugi tuleb kohe ka öelda, et Eesti on selles mõttes ikkagi ülimalt progressiivne ja väga gangster õigusriik. Et nii mõnigi teine riik lepiks arvatavasti ja saaks hakkama ühe põhiseaduste kommentaariga, aga mitte meie, mitte Eesti. Me suudame paremini, me tahame paremini, me tegime paremini ja meil on lausa 2 komplekti õigusakti kommentaare, milleks on siis põhiseaduse kommentaarid ja rõõm on näha, et H. Patrick Lenni poolt postuleeritud idee, et vaidlus on üks õigusperekondade edasiviivamaid jõude, on Eesti Vabariigi õigusteadlaste poolt omaks võetud ja mina isiklikult elan kaasa ja loodan ja tõesti ootan, et tuleks ka 3., 4. ja miks mitte ka 5. komplekt põhiseaduse kommentaare, sest lõppkokkuvõttes, mida ei ole kunagi liiga palju, on kommentaarid. Aga tulles põhiseaduse juurde tagasi, Eesti Vabariigi põhiseadus teatavasti ütleb meile, näiteks 11. peatükis, kui ma õigesti mõtlen, nii mõndagi selle kohta, umbes 3 paragrahvi äkki, kuidas need rahvusvahelised lepingud Eesti Vabariigi õigussüsteemi sobituvad, ei ole mõtet hullu panna, hoiame asja lühida. Selle kohta siin saan kohe jällegi teha kummarduse auäärsele õigusteadlasele, advokaadile ja minusuguse tüüsuse jaoks ikkagi väga meeldejääva kunagise treeningkaaslase härra Hannes Vallikivi legendaarsele põhjapanevale traktaadile välislepingud Eesti Vabariigi õigussüsteemis. Ei ole paremat kohta, kus alustada ja ka lõpetada, ma arvan, teda retke, sissejuhatavat retke sellesse, kuidas Eesti Vabariigi õiguskord ja rahvusvahelised lepingud omavahel läbi saavad, kui see doktor Vallikivi teos, et kui kunagi kätte satub, võtke hetk, süüvige, see on tõesti hea lugemine. Aga Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb meile ka seda, et rahvusvahelise õiguse alusprintsiibid ja üldpõhimõtted on Eesti Vabariigi õiguskorra lahutamatu osa, mis meeldib meile või mitte. Minu tõlgenduses ütleb ka seda, et igasugused rahvusvahelise õiguse aluseks olevad kokkulepped, mis neid printsiipe tekitavad, on Eesti õiguskorral tuginevad läbi selle, et Eesti Vabariik üksi neid lepinguid vastu ei võta. Aga tõsi ta ju on, et Eesti Vabariik ja selle esindajad peavad oma rahvusvahelises suhtlemises ja rahvusvahelise õigusega kokkupuutes ja selle loomiselgi arvesse võtma seda põhiseadust. Küll aga pean ma siin tõdema, et see säte, aga ka muud rahvusvahelisi lepinguid või rahvusvahelist õigust üldisemalt puudutavad sätted paraku ei alluta neid rahvusvahelisi lepinguid Eesti Vabariigi põhiseadusele. See on, ma tean, see legendaarne skeem, mille alusel nii päris kui ka mitte päris juristid õigust õppinud on, et põhiseadus on A ja O ja siis tulevad muud õigusaktid ja seal kuskil on ka need rahvusvahelised lepingud. Sellega on nüüd see tüütu asi, et kui me ütleksime, et rahvusvahelised lepingud alluvad Eesti Vabariigi põhiseadusele, siis sama saaks ju väita iga riik, kellel on põhiseadus. Nüüd minu eesmärk ei ole kuidagi pisendada või alavääristada põhiseadust. See oleks ju ebaviisaks, ebavajalik. Põhiseadus on Eesti Vabariigi õiguskorra alustala. Sel baseerub, peab tuginema, muud moodi ei saa, kogu meie õiguskord. Ja kui me tahame väita, et me jälgime õigust ja et meil on õigusriik, siis peame me jälgima ka põhiseadust. Küll aga mida ma tahan öelda on see, et rahvusvahelised kokkulepped ja rahvusvaheline õigus seeläbi on seotud põhiseadusega läbi selle, et põhiseadus tunnustab rahvusvahelist õigust kui õiguskorra vormi ja seeläbi annab ta ka juhised
selle kohta, kuidas peaks meie õiguskord rahvusvahelist õigust käsitlema ja seeläbi, kuidas need kaks omavahel seotud on. Aga eks see ole päris õigusteadlaste pärusmaa rääkida sellest, kuidas õigus tegelikult töötab. Mina soovin siinkohal ainult öelda nii palju, et meeldib see meile või mitte. Rahvusvahelise õiguse ja rahvusvahelise õigusruumi osaks olemine on riigi valik, tema esindajate valik. Ja see poliitilisus väljendub veel ka seeläbi, et kui see valik on tehtud, siis mille eest tuleviku tõlgendused ei ole kaitstud, on riigi esindajate meelemuutused ja riigi esindajate muutumine ajas. Tänapäeval vast selline meedias palju kajastust saanud näide Ameerika Ühendriikide presidendi ja tema administratsiooni veendumustest ja uskumustest selle kohta, kas ja kui palju rahvusvahelist õigust vaja on või meie idanaabri arvamused selle kohta, kuidas nad ühte või teist rahvusvahelise õiguse sätet tõlgendavad või ei tõlgenda. Kõik see ei muuda seda rahvusvahelist õigust ei rohkem elusamaks ega rohkem surnumaks. See lihtsalt taaskord tuletab meile meelde 3 lihtsat, aga kohati päris kurba elutõde. Esimene neist on see, et me kõik jääme vanaks. Samamoodi ka õigus. Ehk siis aja möödudes saab oma aja loost ajalugu, osa eelnevate aegade mõtisklusi ja ideid. Tänapäeval palju laineid lööb küsimus selle üle, kui efektiivne on rahvusvaheline relvakonflikti õigus. Ja on lapsel mitu nime alguse saanud sõjaõiguse nimena või tuntud mõndades ringkondades kui humanitaarõigus. Tulenevalt tema humanitaarsete kaalutluste kodifitseerimisest, siis oma osa on tänapäeval nii nimetatud Haagi õigusel, ehk siis relvakonfliktis kasutada lubatud viiside ja vahendite reguleerimisel, mille loomise juures mängis muu hulgas olulist rolli Eesti päritolu tsaari Venemaa jurist Friedrich Fromhold Martens, kelle kohta kadunud Jaan Kross on kirjutanud suurepärase raamatu Professor Martensi äraseid ning kelle töid ja tegemisi on uurib praegu ja loodetavasti uurib ka edaspidi süvitsi akadeemik Lauri Mälksoo, kelle viimastest raamatutest on võimalik mehe ja tema ideede kohta palju rohkem ja põhjalikumalt lugeda, nii et sealt tuleb muu hulgas ka minu tagasihoidlikul arvamusel väga hästi välja see, kuidas rahvusvahelise õiguse ajalugu ja ajalugu muutub vastavalt sellele, kes seda lugu räägib. Ja teine pool relvakonflikti õigusest, see humanitaarpool on 49. aasta Genfi konventsioonid ja nende 77. aasta 2 lisaprotokolli ning 2005. aasta 3. lisaprotokoll. Nüüd minemata sügavuti sellesse, kuidas relvakonflikti õigus peaks töötama, see kõik on eraldiseisev, aga väga vajalik diskussioon, milleks antud hetkel siin kõnelejal ei tundu olevat paslik aega raisata, sest juba niigi palju on obskuurseid mõtteid õhku loobitud.
aga kui kellelgi sügavam huvi on, siis on eesti keeles ilmunud oma ala korüfee Hollandi õppejõu Fritz Karlshoveni ja tema assistendi Lisbeth Segoldi poolt kirjutatud alustraktaat sõjapidamise printsiibid ja alused, mida soovitan kindlasti leitseda ja vaadata, sest sealt saab väga hea ülevaate sellest, mida kõike rahvusvaheline relvakonflikti õigus reguleerib. Minu tagasihoidlikul arvamusel on see rahvusvahelise õiguse üks kõige tehnilisemaid valdkondasid samal tasemel rahvusvahelise mereõiguse ja rahvusvahelise keskkonnaõigusegagi. Aga peamine idee siin on selles, et rahvusvahelise sõjaõiguse näitel on hea näha seda, kuidas küsimus sellest, kas mingid reeglid on aegunud või enam vajalikud, on päevakorras olnud minu meelest sama kaua, kui see õigusvorm üldse eksisteerinud on. Sest millega õigus peab kogu aeg silmitsi seisma, ja see on teine karm elutõde, on aeg. Ja meeldib see meile või mitte, aga rahvusvaheline õigus, täpselt nii nagu siseriiklik õigus, peab ajaga võidu jooksma ja ta jääb kogu aeg maha. Senikaua, kuni rahvusvahelisel tasandil üritatakse leida konsensust, et midagi peaks reguleerima või võiks reguleerida, on see midagi juba ammu muutunud ja me oleme silmitsi olukorraga, et parim, mis me saame teha, on mingite alusreeglite kehtestamine, et vähemalt püüda kannul püsida. Ja relvakonflikti õigus on selles mõttes hea näide, et need printsiibid, mis on juba üle 150 aasta vanad, 2 kuulsamat on eristamise printsiip ja positiivse diskrimineerimise idee, ehk siis, et sõjaväljal peab eristama sõdureid ja tsiviilisikuid ja vahet peab tegema militaarsel objektil ja mittemilitaarsel objektil ja diskrimineerima peab ikkagi ohutuse ja nii-öelda siis relvakonfliktist mitte osavõtvate poolte kasuks, siis sinna juurde saab lisada ka proportsionaalsuse, et igasugune jõu kasutamine peab olema võrdväärne selle ohuga, mis meie ees seisab. Seda on kuskil stuudios toolil istudes või mugavas tugitoolis kabinetis mõtiskledes lihtsam teha, kui seal lahinguväljal oma kunagisest kogemusest kaitseväe ohvitseridele sõjaõigust õpetada ja nendel meestel ja naistel oli piisavalt kogemusi ja näiteid selle kohta, mis kõik võib päris elus juhtuda. Oli mul tavaks alustada proportsionaalsuse ja eristamise lugu hüpoteetilise mõtteharjutusega. Ise ma paraku oma tervislikust seisundist tulenevalt mõistsin, et ajateenistusse mind ju võeti, aga kaadrikaitseväelaseks ja missioonisõduriks kandideerimine oleks olnud süsteemi mõnitamine, mida sa neid lombakaid ikka sinna sõjaväljale vead. Tänapäeval teeb seda idanaaber kaurilihaga. Aga ma tavatsesin tuua näidet selle kohta, et mis on militaarmaailmas võib-olla kergemini suestuv, et kujutage endale ette kaevikuliini puhastamist. Tänapäeval sotsiaalmeedias saab paraku tänu paremat sõna jälle, Ukraina täiemahulisele sõjale, mis on kestnud aastast 2014. 2022 algas sissetung laiendatud Ukraina territooriumile.
kujutage endale ette kaeviku puhastamise ülesande täitmist. See kõige lihtsamini seletades tähendab seda, et sul käestakse joosta kaevikusse, kus on vastane ja see kaevik üle võtta ükskõik millisel viisil. Ja selle kaeviku puhastamise ülesande täitmise käigus teie silma all teie lahingpaariline, kes on teie sõber, teie relvavend, teie relvade, saab pihta, saab haavata või veel hullem surma. Ja teie ees on see isik, kes on just äsja toime pannud selle kohutava teo, võtnud teilt sõbra, aga nüüd on ta oma relva maha visanud ja üritab alla anda, sest kes ikka surra tahab. Siis nüüd relvakonflikti õigus ütleb selles olukorras, et tegu on inimesega, kes on relva käest ära pannud, järelikult ta enam otseselt relvakonfliktist osa ei võta, ei sõdi sinu vastu, tahab alla anda. Käsk vange mitte võtta on sõjakuritegu. Ühesõnaga, õigusnormid ütlevad, et see isik tuleks kinni pidada, jah, ta võib ohutuks teha, aga nii-öelda vastu tulistada, vastu elu võtta ei tohi. Nüüd juriidiliselt on asi ju iseenesest selge. Kõik on korrektne, vormistame asja ära. Nii jokk, nagu ütlevad professionaalid. Aga tuues sisse selle inimliku aspekti või filosoofilises mõttes õiguse ja õigluse eristamise, siis ma sooviks väita, et mul oleks sellises olukorras nii palju julgust ja enesekindlust, et ma jään reeglitele truuks. See on see, mis teeb minu jaoks isiklikult relvakonflikti õiguse väga eriliseks õigusvormiks, sellepärast, et ainus viis, et ta efektiivselt funktsioneeriks, on see, et sõdureid drillitaks ja treenitaks kooskõlas nende reeglitega, sest militaarsüsteem eeldab käsu täitmist ja militaartreeningu primaarne eesmärk on isiku lõhkumine ja hiljem sõdurina üles ehitamine. Kõlab robustselt, aga sõduri töö ei ole korraldada energiaringe ja arutelu õhtuid, sõduri töö on täita käsku. Ja lahingus on ainus asi, mis sind päästab sisaliku aju, loomainstinkt ja sisse drillitud oskused. Ja meeldib see mulle või mitte, nõustuma sellega või mitte. Julgen ma väita, et päris olukorras näes oma lahingukaaslast kukkumas, siis Genfi konventsioonidest tulenev eristamise ja proportsionaalsuse printsiip, ma ei usu, et mahub isegi top 10 nendest asjadest, mille peale see inimene seal lahinguväljal mõtleb. Nii et tõsi, reeglid jäävad vanaks, tõlgendamine muutub ja kõige olulisem, ma arvan, et kõik on olulised, aga kolmas ja selline võib-olla naelaks kirstukaanes printsiip on see, et meeldib see meile või mitte, aga täpselt nii nagu siseriiklikus õiguses, siis ka rahvusvahelisel tasandil kõik saab alguse tahtest. Minu jaoks ei ole tänase päevani obskuursemat õigusprintsiipi kui hea usu põhimõte. Ma olen üritanud leida traktaate, mis seletaks ja veenaks mind selles, et kunagi oli aeg, kus inimesed päriselt uskusid, et halvas usus tegutsevaid inimesi ei ole olemas. Ja kunagi kindlasti oli aeg, kus ei olnud telefonikelme, kes AI-ga või siis lihtsalt oma keeleoskusega Ida-Virumaa pensionäridelt suuri summasid välja petsid. Siinkohal tahaks lihtsalt välja hõigata palve, et kui keegi, kes iganes see inimene on, aga kui kuulajaskonnas satub olema keegi, kes oskab mulle ära seletada, kus need Ida-Virumaa pensionärid neid 6-kohalisi või 5-kohalisi summasid, mis nad kelmidele siin pidevalt kaotavad, võtavad, siis palun, ma tõesti tavalise Eesti vabakutselise töötuna
palun, rääkige mulle ka. Mitte, et ma tahaks kelmuse ohvriks langeda, aga minagi tahaks pensioni eas, kui ma nii kaua elan muidugi, omada 50-60 tuhat, et ma praegu vaatasin oma teist sammast ja ütleme nii, et mulle pole mõtet helistada härrased kelmid, mul ei ole teile peale pangakaardi Omniva postipakki automaati küll midagi panna, aga ega selle kaardi pealt midagi võtta ei ole. Aga see selleks minu sügav lugupidamine pensionäridele, kellel rahad liiguvad, sest te olete mu iidolid ja ma tahaks teada, kuidas te nii kaugele jõudsite. Vaevalt see nüüd rikas isa, vaene isa või kuidas hästi efektiivselt mõelda raamatute põhjal ainult toimus. Aga ma regresseerun siin väga kiiresti ebavajalikesse sügavustesse. Nüüd, kuhu ma lõpetuseks tahan jõuda, on see, et kui siseriiklikus õiguses me räägime heast usust ja heas usus toimepandavatest toimingutest ja tehingutest, siis rahvusvahelisel tasandil rahvusvaheline õigus baseerub täpselt samamoodi sellel, milline on konkreetsel ajahetkel nende subjektide tahe, kes seda õigust ellu peavad viima. Kui subjektid otsustavad, et rahvusvahelised kokkulepped on nende jaoks olulised ja nad soovivad neid täita, siis nad seda ka teevad. Kui aga nad otsustavad poliitilise motivatsiooni najal muutuda poliitilisemaks, muuta see õigus poliitilisemaks ja tõlgendada seda endale sobilikul viisil, siis nii nad seda ka teevad. Kui me selle peale soovime rahvusvahelise õiguse surnuks kuulutada, siis ma isiklikult julgen väita, et sama efektiivselt peaksime me surnuks kuulutama iga Eesti Vabariigi või ükskõik millise muu riigi seaduse iga kord, kui seda ei täideta või kui seda innovaatiliselt tõlgendatakse. Aga millegipärast mulle küll ei meenu, et kui kuskil tuvastatakse näiteks liiklusõiguse rikkumine või maksuõiguse rikkumine või majandusõiguse rikkumine või karistusõiguse rikkumine, et sama paljude trummi helide saatel keegi neid õigusakte või neile õiguskorra aluseks olevaid õigusakte surnuks kuulutaks. Aga ega lõppkokkuvõttes kadunukesest tuleb ikka rääkida ainult head ja mina omalt poolt sooviksin siia selle esimese väga eklektilise introvooru lõppu öelda ainult nii palju, et ma sooviks võimalusel mõnedes tulevastes salvestustes natukene võib-olla näitlikumalt rääkida rahvusvahelise õiguse subjektidest, nendest toredatest riikidest ja nende poolt või nende alusel loodud subjektidest, kes rahvusvahelist õigust kas loovad või sellest kasu saavad. Mainida allikaid, mis on omamoodi selline huvitav diskussioon, sest erinevalt siseriiklikust õigusest rahvusvahelises õiguses on allikatega kohati see lõbus lugu, et vaielda saab selle üle, kas allikas ikka on päriselt allikas. Ja kui lubatakse, eetriaega antakse ja Cthulhu Valhallasse ei vii, siis mõne sõnaga lõpetuseks räägiks ka vastutusest, mis on selline, ma ütleks, räpane sõna tänapäeval, sest ta on väga negatiivne. Ja eks meilgi siin kodumaal
viimase aja kohtupraktika pigem näitab, et rääkima peaks mitte vastutusest, vaid mõistmisest ja andestamisest, nii et üldpildis rahvusvahelisel tasandil on vastutusega sama sandid lood nagu siseriiklikus õiguses. Erinevus on ehk võib-olla ainult selles, et rahvusvahelisel tasandil on vastutusest selle võrra keerulisem rääkida, et kõigepealt peab ära näitama, et vastutada on üldse põhjust. Siseriiklikult on sellega selle võrra lihtsamad, kui õiguskord on meile normid seadnud, siis meeldib meile või mitte, peame me neid täitma. Või nagu ma omal ajal tavatsesin öelda progressiivsetele noortele majandustudengitele, kui tahad olla gängster, siis ole valmis ka karistust kandma. Ehk siis, kui sa otsustad, et seadused on nõrkadele ja businessi tuleb teha, siis ei ole pärast vaja kohtusaalis silmad ees seletada, et tegelikult on kõik sinust valesti aru saanud ja nagu viimase uudised näitavad, siis ka inimkaubandus on kaubandus. Ja kui sa ikkagi 90. keskajast oled aktiivselt soodustuskelmustega tegelenud, siis ega ju ei peaks ometi sellepärast kuidagi oma käitumismaneeri muutma, et vahepeal mingid uued seadused tekkinud on. Sest äri vajab tegemist ja käive vajab kasvatamist. Ja kõige viimase asjana, kui vastutusest ja subjektidest ja allikatest ja kõigest sellisest toredast on juba räägitud, siis tegelikult enne vastutust ehk jõuab põrgatada paar mõtet õiguskohalduvusest ehk jurisdiktsioonist, mis on selline obskuurne rahvusvahelise õiguse valdkond, sellepärast, et siseriiklikult on selle õiguskohaldumisega, nagu eelnevalt mainitud, lihtsam rahvusvahelisel tasandil tuleb ikkagi läbi käia need potentsiaalsed viisid, kuidas ühte või teist rahvusvahelise õiguse normi teoorias ja ka praktikas kohaldada saaks. Ning vastutuse järgselt mainiks ehk paari sõnaga. Ma juba tunnen ennast nagu David Seevia, ma olen viimased 2 aastat aktiivselt müstilist Venemaad järgi kuulanud ja minu meelest ei ole suuremat kingitust eesti keelele ja selle kasutamisele kui professor Seevia ja tema seevioismid. Aga eks te kuulake, nagu öeldakse, aga lõpetuseks, kui kunagi lubatakse, siis mainiks mõne sõnaga seda, kuidas on toimunud see, mida mõned õigusteoreetikud kutsuvad rahvusvahelise õiguse killustumiseks ehk fragmenteerumiseks. Kurb, aga õpetlik lugu sellest, mis saab siis, kui päris õigusteadlaste poolt primitiivseks peetav õigussüsteem. See on selline ajalooline süüdistus rahvusvahelise õiguse vastu, tuleneb eriti positiivistidelt ja Austinilt, kes kurikuulselt leedis, et lisaks kuningaõigusele ja jumala õigusele ei saa midagi muud olla. Siis rahvusvahelise õiguse primitiivsus on ajalooliselt väljendunud väidetavalt siis seadusandliku organi ja vastutuse süsteemi puudumises kuulus saksa õigusteadlane Lasse Oppenheim, kes nagu tema kaasmaalane ja kaasmõtleja härra Kelsengi pidi kodumaalt lahkuma seoses ühe Austria kaprali riigijuhiks saamise ja tema omalaadsete ideede propageerimise tulemusel elu ohus olemisest tulenevalt jõudes välismaale avaldas muu hulgas arvamust, et rahvusvahelise õiguse tulevik on seotud eeskätt võimekusega välja töötada nii vastutusele võtmise skeem kui ka organid, kes vastutusele võtavad. Ja tänaseks päevaks selline pea 100 hiljem, natuke vähem, oleme me päris mitu sammu lähemal selle toime panemisele. Aga sellest loodetavasti kunagi tulevikus.
Teiega oli Paragrahvi erisaade. Imeliku jutu ajas Aleksandr Popov.